Suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. No hei Martin, Ja tere. tore jällegi, et näha sind, pole ammu kohtunud. Ja samad sõnad ja ma tahtsin juba eelnevalt mõtlesin välja, et mul on kahe asja pärast hea meel. Esiteks on hea meel sind näha sellises teistsuguses rollis ja teiseks on hea meel ise ka olla enda jaoks teistsuguses rollis, kuna ma tavaliselt ju küsitlen inimesi ja esitan küsimusi. Nii et ma täna saan puhata, et minult esitatakse küsimusi ja ma ei pea mingit küsimusi ise esitama. Jaa, sa hiljuti lõid ühe raamatu, mis mind inspireeris sind siia kutsuma, et kuna see sari on mul siin seksuaalsusest paljuski, aga selle baas on ikkagi kommunikatsioon, et kui kommunikatsioon ei ole paigas või inimesed ei suhtle omavahel selgelt, et siis on seksuaalsusest või puhtast seksuaalsusest ka ju keeruline rääkida. Jah, et no eks ma selle raamatu kirjutasingi sellest elust enesest ja see sai alguse sellest, et tulevad mitmed mehed järjest, kellel on üks ja sama mure. Ja kui me nüüd toome selle seksuaalsuse siia konteksti, on ju, mis meil täna see programm ongi, et kui see tavaliste meeste mure on olnud see, et nad ei saa väga hästi aru, mida teha siis, kui naine on emotsionaalne, see raamat ongi sellest, siis täpselt samamoodi nad ei saa aru paljusid muid selliseid asju, mida nüüd ütleme naine väljendab ja mehed ütleme nii, et nad ei oska seda tõlgendada, on ju. Ja kui see raamat sai selleks tehtud, et kaua sa siis selgitad meestele ühte sama juttu, et ma lõpuks kirjutan raamatu, alguses ma mõtlesin, et ma teen lihtsalt meelespea, panen mingid punktid. Ja need punktid on jälle tulnud sealt, et mingitest paariteraapia seanssidest, kus siis paariterapias on tulnud välja, et mõlemad siis räägivad oma vajadustest ja siis hakkab ütlema naine, et mida tema vajab, siis ütleb mees, kuidas ta sellest aru saab ja nii-öelda vastupidi ja siis ühel hetkel näed, et see on kogu aeg, nad räägivad ühte sama juttu. Erinevad paarid, need vajadused on kõik samad. Ja nüüd siis see meestel on, kuna see oli nagu kitsalt suunatud meestele see raamat, siis need nii-öelda arusaamatused, millest nemad võib-olla aru ei saa, nendest naise mingisugustest märkidest, isegi konkreetsetest sõnadest, mees tõlgendab erinevalt, siis kui me räägime seksuaalsusest, siis sellel tasemel on ka väga palju selliseid arusaamatusi, mis on puhtalt nagu kommunikatsiooni arusaamatused, mis ei ole sisulised. Ja kui nüüd inimesed või paarid suudavad sellel teemal omavahel rääkida, siis selgub, et tegelikult nad tahavad ühte sama asja, aga võib-olla nad väljendavad seda teistmoodi, erinevas terminoloogias ja kui nagu siin meestest juba rääkida, siis meestel üldjuhul, niimoodi laias laastus on olemas, tähendab muidugi mingid nagu edasi arenenud tantra mehed, keda on 1% või 0,5% ühiskonnast, aga ülejäänud mehed, mis siis nendega on, siis neil nagu puudub tihti terminoloogia, kuidas üldse väljendada midagi ja kuidas oma tundeid väljendada ja samamoodi saada ka siis, ütleme, naise tunnetest aru. Nii et siin on sellises kommunikatsiooni valdkonnast kõvasti tööd. Aga saad sa mõne ka nagu põnevama punkti välja tuua või korduvama punkti? Et ma mäletan, et sinuga jutust mul on alati jännudki kõlama see sama osa, et tegelikult soov seal taustal tihti võib ollagi sama, aga lihtsalt see arusaamise nagu kuidagi, kuidas ma ütlen, et naised võib-olla väljendavad ennast rohkema sõnaliselt ja emotsionaalsemalt ja siis mulle meeldis väga sinu üks näide, et meestel on selline natuke peenem toru ja kui see suur kosk sinna tuleb, siis see mingi osa läheb sealt ainult läbi, et võib-olla naistele ka rohkem tuua, sa oled mulle hästi palju toonud meeste osas mõistmist, et ma mõistangi, et tegelikult asi pole selles, et mul istub keegi möh vastas ja ta ei saa must aru ja ta ei taha või huvitu, aga lihtsalt me saame nii erinevat meeste ja naistena just selle emotsionaalse poolega hakkama. Ja ütleme, kui niimoodi üldistada, siis ja sugugi ma ei taha öelda halvasti meeste kohta, aga see tundemaailm on, mehed tunnevad tundeid täpselt samamoodi.
aga kuna meestel puudub tunnete osas need selgitavad mõisted, on ju. Meestel on keskmine Eesti mees, temal on 2 tunnet, hea ja halb. Aga need ei ole tunded, on ju. Need on nagu hinnangud sellele tundele. Ja nüüd siis, kui naine oma kogu selle tunnete vikerkaarega tuleb, siis see mees, kes võib oma naist väga armastada, ta võib sellest ära ehmatada ja ta ei oska sellest nii-öelda aru saada ja ütleme, et siis need võib olla kõige jällegi võtta, kui see seksuaalsuse teema ikkagi meil on nagu taustal, on ju, siis mis ma ka oma klientide pealt nagu näen, et ega see seksuaalsus nii-öelda kogu aeg siis ei ole siis inimestel aktiivne ja tegelikult, kes väga tahaks oma selleks seksuaalsuse nagu vabaks lasta, erinevatel üksteise valesti tõlgendamise tulemusel, ta läheb nagu nii-öelda see seksuaalsus on nagu tigu, kes läheb siin oma majasse peitu. Ja ta ei julge sealt nagu siis välja tulla. Ja meestel on samamoodi see, neil on raske seda tunnistada. Sest nagu mehed tajuvad sellist teatud mõttes sotsiaalset ootust ja siis vahel siis nagu teraapia ajal nad julgevad siis välja öelda, et näed, et neil ka see seksuaalsus nagu ei avane, on ju, õigel hetkel. Ja siis, kui sa hakkad nagu seda lahti kerima, siis sa saadki aru, et lihtsalt, et inimene on natukene läinud lukku, saanud mingitest asjadest võib-olla, ei ole saanud lihtsalt aru, on ju. Ja siis, kui me nüüd räägime, et nagu mis tunded võib olla seal on need, mis siis neid mehi ehmatavad, siis seal on võib-olla nagu 2 baastunnet, et need on pigem selline kurbus, näiteks naise kurbus on ju. Üldse nagu kogu selles nende sellises nagu ettevalmistavas staadiumis ja igapäevase elu staadiumis, et kui on mehel võib-olla selline, ta kogeb seda naise kurbust, siis ta ei tea, mis selle kurbusega teha. Ja ta on nagu nõutu, on ju. Kui naisel on, naine on väheke sellise äkilise loomuga, siis ta võib välja näidata oma viha. Siis paljud mehed ei tea, mis sellega teha. Ja see ei ole selline asi, mida, mis on nagu selline, selles mõttes nagu suur probleem, nad tahaksid nagu lühiajaliselt saada aru, mida nad peavad tegema ja seda nad tegelikult ei tea. Ja siis mina selles oma raamatus olen püüdnud neile selgitada, et mis asjad need on. Ja võib-olla kõige hullema puhul on kus mehed siis võib-olla nagu püüavad seda naise tunnet nagu ära tühistada, on ju. Et see on nagu üks olulisi punkte, et mida ma meestele seal õpetan, kuidas saada aru, mis asi on see tunnete tühistamine, ma ei tea, näiteks, naine nutab, siis öelda, et mis sa siin nutad, ära nuta. Ei ole midagi või hakkad lahendust pakkuma, eks. Me oleme rääkinud ka, et võib-olla see on ka korraks ja ruumi tuua, et meil ei ole ju ka eeskujusi, et tegelikkuses ei ole ju varasemad generatsioonid ka olnud väga teadlikud või me Eesti kultuuriruumis on ju väga palju olnud neid tugevaid naisi, kes on kasvatanud siis neid samasi mehi ja uusi tugevaid naisi peale. Ja see on, tegelikult mida rohkem teemaga tegeled, siis sa saad aru, et see tegelikult ei olegi ainult siin nagu Eesti asi. Et see on igal pool ja see on sellised nagu globaalsed meessoo ja naissoo vahelised väljakutsed. Ja et näiteks, et seal, millest ma siis ka ju mainin, et võtame, et siis poiss, kes nüüd kasvab, ja tal on loomulikult on tal ema olemas, on ju. Ja siis ta näeb pealt mingisugust nagu reaalset pereelu, kus on ema ja isa, aga kui hästi need ema ja isa oskavad neid oma muresid seal lahendada, on ju. Ega siis seal ema ei ütle, ei selgita poisile, et vaata, et praegu oli selline case, on ju, seda oleks pidanud lahendama nii ja nii, poiss ei tea sest midagi. Ja isad omakorda ka ei selgita poisile mitte midagi, et nad, kas vähesed isad oskavad
neid perekondlikke teemasid nagu väga nii-öelda perfektselt hallata. Ja siis see väike poiss kasvab suureks ja siis on tal ühel hetkel naine ja siis ta selle naisega, ütleme, jääb nagu jänni tihtilugu, on ju. Et ta neid mingeid keerulisemaid siukse emotsionaalseid olukordi ei oska lahendada. Ja toome jälle selle seksuaalsuse siia sisse. Miks ma tahan seda kogu aeg nagu sisse tuua, see on sellepärast, et lihtsalt, et see hakkab pikaajaliselt ju mõjutama. Et alguses on ju väga tore selline kommi ja lille periood ja siis on kõik väga ilus, see on nagu selline mingi filmi treiler, aga pikaajaliselt hakkavad kogunema võib-olla sellised väiksed solvumised, väiksed kibestumised ja pikaajaliselt see hakkab seda seksuaalsust ju inimestel pärssima. Ja mis siis teha? Et tegelikult inimesed üksteisele meeldivad, aga igal ühel on hinges mingid okkad, on ju. Ja neid okkaid tihtilugu sealt välja ei saa, on ju. Ja siis küll mängitakse kaasa ja mingisugune selline nii-öelda seksuaalelu neil isegi toimub, aga tegelikult, kui sa küsid, et nagu päris ausalt, et oled sa sellega nüüd rahul ka, siis nii ja naa, on ju. Nojah, kui seal ei teki seda ühendust ja intiimsust ju tegelikult seal, ilmselt kui on väga palju seda pagasit lahendamata, siis intiimsust ju ei saa tekkida. Sul on nii palju neid nii-öelda potentsiaalseid miine ja mida sa pead kõik energeetselt haldama, et just. Ja see on nagu õigesti, sa ütled, et seda sa pead haldama energeetiliselt. See kõik on kuskil õhus. See kõik on nagu läbi rääkimata. See on kunagi on öeldud, kunagi on vihjatud, kunagi on torgatud, aga tegelikult see pagas on kaasas ja nüüd käivad nende seljakottidega see mees ja naine seal, et tegelikult peab need seljakotid mingil hetkel ikkagi tühjaks saama, on ju. Et siis on võimalik neid asju kõik ilusti taastada, aga kui seda ei tee, siis ütleme niimoodi, et ega see kõik see seksuaalsuse avanemine nii-öelda aktiivsemaks ei lähe ajaga, on ju. Ja hea uudis on see, et kui sa saad selle koorma välja, siis selgub, nagu praktika ütleb ju seda, et mõned asjad on sellised, mis on küll selline justkui nagu väike okas ja lõpuks, ta on näiteks hästi kaua olnud, aga lõpuks sa saad ta välja ja see võib nagu, vahel see võib ka nii-öelda ühe korraga lihtsalt muutuda, kõik see õhk läheb puhtaks ja inimestel tekib see intiimsus ja ühendus tagasi. Sest nad näevad üksteist võib-olla sellist nagu tegelikkusena, nagu nad on kunagi võib-olla alguses nagu näinud. Jah, mulle väga meeldis üks teooria, et sellel armumise hetkel me näeme tegelikult selle suhte potentsiaali, et kui kõik on selline ilus ja tore, et seal on muidugi mingi osa ka sellist kehakeemiat, mis asju ilustab ja võimendab üle, aga et mulle tundub, et päris ilus väljakutse on jõuda see armumise hetke faasi ka suhte nagu käigus või et see ainult kasvaks edasi. Aga tihti seal ees tulevadki ju, me näitame üksteisele neid lapsepõlvevalusi, et kui tekib selline turvaline paariline, siis väga tihti võib tulla ruumi kõik emotsioonid ja valud, mis on lapsepõlves alla surutud ja välja elamata ja siis võib jääda täpselt see mulje, et issand, mul on ju nii tore kaaslane, nüüd on turvaline suhe ja järsku käib mingi selline emotsioonide virvarr ja keegi midagi aru ei saa. Just. See ongi, vaata suure pildina, see ongi üks suur tervenemise protsess, kui me ütleme selliste sõnadega. Aga, ja nüüd ütleme, et kui üks osapool on otsustanud, tema nüüd tunneb, nüüd on turvaline, võtaks selle tervenemise tee ette, aga nüüd me vaatame, mis see teine pool teeb. Tema võib-olla esiteks ta ei tea sellest tervenemise asjast nagu üldse mitte midagi. Ta on lihtsalt, ta tahaks lihtsalt, näiteks võtame mehe, ta tahaks lihtsalt oma naist armastada ja kogu lugu. Ta ei tea nendest tervenemisest ja mingist holistilistest jutust nagu mitte midagi, on ju. Ja siis see naine otsustab, et tema nüüd hakkab seal tervenema ja siis ta hakkab oma tundeid välja näitama ja siis ta nii-öelda õpib seadma oma piire, rääkima oma vajadusi, väljenda oma tundeid. Ja nüüd see õnnetu mees, on ju, kes ei teadnud enne midagi nendest asjadest, seda on kõike talle väga palju, on ju. Ja siis kui nad satuvad näiteks nagu teraapiasse, siis alguses on suur segadus ja siis minule meeldib nii töötada, et ma võtan ka igaühe eraldi. Et siis ma saan aru, mis päriselt toimub. Siis küsin nagu mehe käest, et mis siis nagu nii-öelda on ju.
et noh, et ma ei tea, võib-olla tõesti ta ei armastagi seda naist ja nii edasi. No armastab küll, aga noh, ta lihtsalt ei tea, mis sellega teha, kui seal naine kurvastab ja nii edasi. Aga võib-olla naisel on just vaja see emotsioon välja saada, et avaneks nagu veel rohkem ja kus siis tuleb see ühendus. Aga kui nüüd siis see hetk on käes ja see mees on ehmunud, noh, siis tema paneb nagu tagumise käigu sisse ja ta mõtleb, stop, on ju, et noh, ma ei tea, mis siin teha, on ju. Jällegi, mis asi see on? See on puhas kommunikatsioon, rääkimine ja noh, muidugi, et eks see nagu üleüldiselt nagu ühiskondlikult ka seda infot on, noh, nüüd on loomulikult rohkem, aga olnud nagu vähe. Jah, nõus. Et sellepärast need inimesed ehmatavad, ega see ei ole ainult nagu mees-naine, on ju. Uus trend on see, et mehed arenevad ja vahel on niimoodi, et nad arenevad oma nendest naistest ette ja siis noh, naine paneb plokki, et ei, mina ei taha nendest mingisugustest teemadest üldse mitte midagi kuulda, on ju. Jällegi, et noh, mis ma näen nagu läbiva joonena, see ei tähenda armastuse puudust inimeste vahel. See on võib-olla 10%, kus jõuame selleni, et tegelikult noh, kõik on läbi, siin ei ole mitte midagi. Tegelikult on see, et inimestel on see üksteise väga siuke positiivne suhtumine, üksteise hoidmine, armastus, kõik on olemas. Aga nad on nagu siuke nagu paarike tigusid. Nad on nii hellad, et nad ajavad oma need sarvekesed välja ja nii kui kuskil midagi toimub naksti sisse, siis nad on seal peidus, on ju. Jah, aga äkki sa avad ka natuke seda nagu ruumi, et läbi mehe perspektiivi, et ma olen ise kõrvalt kogenud, mina mees perspektiivist ei saa rääkida ainult läbi naiskogemuse, aga kui mees võtab lõpuks saab selle nii-öelda tunde kätte, et olgu, naine nutab, ma ei tea, on närvis, et sellega ei juhtu mitte midagi. Ma ei tea, kas sa sellega ka nõustud, et mulle tundub, et meestel on selline ebapiisavuse baashaav on suhteliselt levinud, et kui pool naistel on hülgamine, siis meestel on ebapiisavus ja kui see läbi näha, et mida naine ei ütle kaaslasele, et sa oled ebapiisav, mida sealt tahetakse tihti, vähemalt minu kogemuses on tahetud võib-olla välja lugeda, et kui ma ütlen oma vajadust, siis ebapiisavuse varjupealt, aga kohe nii, ma pole järelikult piisav, ma ei suuda seda täita, kõik see, aga kui sellest üle tulla, et milline selline potentsiaaliruum seal avaneb, et see mehele, kui sa suudad ikkagi naist, ütleme jutumärgides ohjata, kui võimas tegelikult on ju see kõik muu maailma ohjamine ka. Ja absoluutselt. Eks see on, vastab tõele, et kuna mehed oma olemuselt tahavad olla sellised nagu vägevad mehed ja iga selline nii-öelda vihje, et kuskil midagi nii ei ole, seda võetakse üldjuhul väga isiklikult, on ju. Ja nüüd nagu töötades jällegi meestega, siis sa näed, et meestel tekib selline võib-olla nagu süütunne hästi lihtsalt. Et naine lihtsalt tahtis ventileerida midagi ja mehed võtavad seda väga isiklikult läbi oma süütunde ja meestel hakkab oma protsess pihta ja nad kukuvad sinna protsessi nii ära ja nad ei saa siis sealt nagu välja enam. Ja nüüd võiks ju esitada nagu küsimuse, et mis siis teha, on ju. Et kuidas see naine siis saaks ennast nagu väljendada üldse. Ega siin ongi, ma näen, et siin on mõlemapoolne, see on ikkagi tiimitöö. Ja nüüd naistele võib-olla see on teadmiseks oluline, et need protsessid, nagu mis mehega siis sellisel hetkel nii-öelda toimuvad, et see kõik on normaalne. See ei tähenda, et mees sind ei armasta, see ei tähenda, et mehel on midagi viga, see on puhas nagu teadmiste puudumine, sest talle pole lihtsalt keegi kunagi öelnud, ta on elanud 30, 40, 50 aastat ilma nende näideteta, on ju. Nii kui ta saab näited kätte, tal hakkab kõik asi kohe tööle, ta teab, mis teha, on ju. Kui vähegi selline mees on, kes nagu päriselt nagu tahab selles osas nagu areneda, on ju. Nii et jah, põhiline, seda kõike saab parandada puhtalt sellise infoga ja sellega, et kui keegi sellele mehele seda asja nagu selgitab ja nüüd on küsimus selles, kas see võiks olla naine, kes neid asju mehele selgitab. Siin ma ütleks, et see on nagu nii ja nii, et võib olla naine küll, kui ta oskab seda teha nii-öelda hästi mehe jaoks nagu turvaliselt, on ju. Siis me räägime seda justkui nagu mehed oleks nagu mega õrnakesed, aga võt selles konkreetses teemas nad natuke on õrnad ka, on ju.
kuna nad ise seda ei taha tunnistada, siis on seda eriti nii-öelda raske, et seal on mingi 1 millimeeter, kus sa sellest läbi millimeetri saad neile seda rääkida, et nad ei võtaks nüüd, et see naine heidab neile seda ette ja nii edasi, on ju, et see naine sellel hetkel peaks olema nii-öelda väga sõbralik, on ju, et võtma mehel selle nagu pinge maha. Ja noh, see on jällegi nagu see haavatavuse teema, et kas me julgeme olla, noh, see sõna, see haavatavus selles loos nii-öelda meeste maailmas, see ütleme, et ega ta ei ole väga selline nii-öelda seksikas sõna, mida mehed tahaks, ma olen nüüd haavatav, et lahe, ei ole, on ju. Et seda nagu pigem välditakse, et üldse selgitada, et see ei ole, tegu ei ole ju mitte selle, et sa oled nüüd haavatav ja sa oled mingisugune nõrgutke, aga sa oled aus enda vastu, sulle võivad mõned torked või mingid sündmused teha haiget, see ei tähenda, et sa nagu mehena koost laiale laguned, on ju. Et sa saad sellega hakkama ja lihtsalt, et me kommunikatsioonis mingid asjad, näiteks naine räägib oma vajadustest, mees räägib oma vajadustest ja nii õpime nii-öelda avalikult nii-öelda oma peres siis näiteks rääkima asjadest. Jah, kuidas sulle hetkel tundub, et kas sa oled juba päris pikka aega tegelenud ju inimestega? Jah. Et kas seal on ka mingid muutuvaid mustreid näha ja näiteks kui seksuaalsust tuua ruumi, et kas seal on ka minule enda tundub, et inimesed on juba nii palju avatumad, aga ma saan aru, et minu maailmavaade, meie enda isiklik maailmavaade tegelikult piirdub ju väga väikse hulgaga. Ja muidugi terapeutidel on võib-olla väike oht ka see, et neile tulevad hästi palju, ja keegi ei tule rääkima, kuule, mul on elu nii hästi, sa ei kujuta ette, ma olen nii õnnelik, mul on, ma ei tea, seks klapib, emotsionaalne ühendus on, kõik on super, aitäh, et kuulasid, et ikkagi pigem ju tulevad inimesed mingite kohtadega, kus nad üle ei saa, et kuidas sulle tundub, kas on läinud, mis on ajas nagu muutunud või kui julged mehed täna seksuaalsusest üldse räägivad? Ega ma mõtlesin, et mingi selline nii-öelda küsimus võib siin õhku tulla, et ega nad väga, minu juurde vähemalt, ei ole just nagu selle põhiteemaga tulnud. Pigem see tuleb kuskilt mujalt nagu välja, on ju. Ja ega nad ei taha ka väga seda nii-öelda oma laias nii-öelda massis nii-öelda isegi seda sõna nii-öelda nagu mehed pigem ei kasuta, on ju. Mingi seks on neil arusaadav, on ju, aga see seksuaalsus, see on juba selline süke vähe peenem, et sellega nii-öelda opereeritakse vähem, on ju. Aga suures plaanis ma ütlen, et muutused on küll toimunud ja räägitakse ikkagi rohkem, avada julgetakse ennast veidi rohkem, sest kuskil on kuulnud keegi, et kuskil on keegi juba ennast nagu avanud natukene, on ju. Kuskil on saadud aru, et ütleme, et naised on, nende vajadused on mõne koha pealt võib-olla teistsugused, on ju. Mehed on muutunud hoolivamaks. Üks uutest sellistest huvitavatest trendidest on see, et näiteks kui toimub mingi lahutus, siis mehed on nõus nii-öelda, nad ei taha, et naine saaks mingisuguse nii-öelda traumeeritud sellest, on ju. Maksavad naisele teraapiat kinni näiteks. Et see on midagi nii-öelda ja seda varasemalt ei olnud ja just see ka, et mehed justkui mõnedel siis nii-öelda paarides, et kasvavad naisest ette. Et mehed hakkavad tegelema sellise enesearenguga ja siis tulevad ja mõtlevad, et mis nüüd, kuidas teha, et nüüd see naine ka järgi jõuaks. Seda on tore kuulda, et on sellist trendi ka tekkimas. See on lihtsalt üks neid terapeutidel oli neid lugusid palju ja üks huvitav lugu oli selline, mis ka seksuaalsust puudutab, et tellimus oli selline, et mees pidi sõitma komandeeringusse ja kuna komandeeringusse sõitmine pidi toimuma koos sõpradega, ja siis oli risk, et sõbrad võivad seal minna nii-öelda väga lõbusaks.
ja mehe mure oli see, et no kuna ta on ikkagi sõpradega koos ja kõik on seal kindlasti väga lõbus ja tahetakse ka siis nii-öelda vastassugupoolega lähemalt tutvuda, siis, aga tal on kodus naine ja ta ei tahaks seda naist kuidagi petta. Et kuidas pidada ahvatlustele vastu ja käia reisil ära koos sõpradega, aga jääda ikkagi oma naisele truuks. Et ka selliseid tellimusi tuleb aeg-ajalt sisse. Väga põnev. Kuidas seda siis lahendada? Kohe huvitav teada, et kui selline küsimus tekib, et... Ja, eks seal peabki natuke nii-öelda, võt see on jällegi nüüd, kust kohast see tuli, et seal mehel on ju, ta saab aru, et olles puhkusel, kus on keha lõdvestunud, kõik on hea, hakkab see seksuaalsus ju avanema. Ja võt see ongi see paljudel ju see mure, et võt see kodused elud, näiteks on erinevad ju eluperioodid ja kui on mingid lapsed, väiksed ja nii edasi, on ju, siis võib-olla ei ole sellele nii palju ruumi, on ju. Siis kõik selline puhkus ja siis see puhkus lihtsalt näitab seda, et kui inimene panna, näiteks kellel on muidu see seksuaalsus nii-öelda kinni, paned ta teise keskkonda, viita kuskile mujale, lased talle puhata, lõdvestuda, siis see seksuaalsus hakkab kohe avanema. See tähendab, et tal on kõik korras tegelikult, ta on lihtsalt üle töötanud, ta mine maga, puhka ja siis sul kõik see asi läheb uuesti käima. Aga jällegi see, kui nüüd meestest rääkida, siis ütleme, mis ma olen nagu sisse toonud, kuna on tulnud selliseid mehi, kes siis ütleme, kellel on palju naisi olnud. Ja ega nad pole väga hoolinud sellest, mis siis pärast nendest naistest sealt saab. Et see, need mehed, kellel see seksuaalsus on just võib-olla selles teises äärmuses. Väga hästi kõik töötab aga siis ma olen toonud selle välja, et milline on sinu kui mehe jalajälg siin maailmas. Et millised naised peale sind jäävad nii-öelda maha. Kas sellised naised, kes on sulle tänulikud, kes ütlevad, et sa võib-olla aitasid nende seksuaalsust nii-öelda rohkem avada, kes on olnud kontaktis, saanud läbi sinu võib-olla kontakti selle mees energiaga, mida nad võib-olla mitte kunagi pole tundnud. Ja nad on sulle tänulikud ja peale sind, mis iganes, me ei saa ju kõigiga kokku jääda, aga neil läheb isiklik elu korda ja kõigil lähevad elud edasi ja mõtlevad üksteisest väga positiivselt. Või peale sind jäävad maha naised, kes on katki, kes nad ei taha meestega üldse enam tegemist teha, kellel on mingid traumad ja käivad 10 aastat pärast peale sind teraapias, sest sa nii-öelda käitusid, olid nii-öelda siga. Yeah. Ja siis, need on niisugused nagu justkui elementaarsed asjad, aga lihtsalt inimesed ei mõtle nende peale. Ja paljud mehed ei ole kunagi mõelnud. Ja siis, kui sa võtad need teemad meestega üles, ja siis seesama seksuaalsus on siin väga oluline teema, sest läbi selle sa saad neile nagu ligi, et see on need, et ainult ei ole ainult need, ma ei tea, teraapias mehed, kellel on mingi seksuaalsusega probleeme, on neid ka, kellega on kõik nagu selles valdkonnas hästi, sest probleeme on inimestel erinevaid ja siis sealt on võimalik võtta nii-öelda selline sügavam vähe tase, et hakata rääkima sellest, mis mõju see maailmas üldse jätad. Ja siin see seksuaalsus on tal nii-öelda abiks. See on tema see põhimootor, mille pealt ta töötab, see on nagu see raketikütus, et mis see seksuaalsus üldse on. See ongi see elujõud ja kõik see on. Ja kui nüüd selle raketikütusega, sa tahaks nagu kuskile lennata. Ja kui sa ei mõtle oma sellest nagu jalajäljest, siis sa lendad igal pool lihtsalt ringi ja tegelikult seda raiskad siia universumisse niisama. Aga kui sa seda mõtestad ja viid sa hästi fookusesse, siis sa saad selle energia pealt ju mehena näiteks nagu tohutult palju maailmas asju ära teha. Jah, ta on loomisenergia. See on ju loomisenergia. Ja kui nüüd ütleme mees selle loomise energiaga on heas kontaktis, tal võtame siis, ütleme nii, et kõik muud piirangud ka maha, mis paljudel ju meestel on igasuguseid muid palju piiranguid, igasuguseid, siis suunatud see seksuaalne energia, siis seda jätkub nii loomiseks kui selleks kodueluks oma naisele igale poole.
Aga kui sa nüüd natuke jagad, et kuidas sa ise oled kasvanud, et kus perekonnas sa tuled, millised eeskujud sul endal olid ja kuidas sinu enda üldse huvi selle teema vastu on tekkinud või kuidas sa terapeudi ametini jõudsid? No vot sinna teraapia ametisse jõutakse kas nii, et noh, sul on nagu millegipärast nagu teiste osas nagu väga suur huvi või sul on endal mingid asjad lahendada, et sa tahad neid lahendada. Või mina jõudsin läbi selle, et mind lihtsalt on see valdkond nagu väga huvitanud. Lihtsalt ma mäletan mingisugusest 16. eluaastast, sest mingi ema vist kinkis mulle mingi raamatu lihtsalt nagu mingi noortele, ja mis oli sellise vähe sellise tõsisema ellusuhtumise ka raamat, et noh, kuidas üldse maailma näha. Ja siis ma hakkasin lihtsalt nagu väga huvi tundma kogu selle valdkonna vastu, et mis see psühholoogia, eneseareng, kõik mingisugused vaimsed praktikad nende vastu, ja sealt on see läinud, on ju. Et noh, ma alustasin igasuguste seal meditatsioonidega ja sellise vaimsema maailma õppimisega. Ja siis ma sain aru, et sealt päris kõiki selliseid vastuseid, mida lääne inimesel just täna on vaja, selles sa võid neid vaimseid raamatuid ja kuskil seal budistlikus kloostris aega veeta, aga need on nagu nii ümber nurga tegelikult, et siis ma läksin kõike seda teraapiat õppima ja mitmesse erinevas koolis ja ma olen seda kõik nagu kokku pannud, on ju. Nii et sealt see huvi on alguse saanud, seal nagu püsinud ja see on mul nagu sellise muu elu kõrval nagu kogu aeg, kliente hakkasin vastu võtma vist 2010, on ju, ja sealt ma olen praktiseerinud pidevalt. Ja see on selline, see on rohkem minu jaoks on see nagu elustiil. Et see on lihtsalt nii huvitav ja inimesed on huvitavad, sul peavad inimesed nagu meeldima, et sa seda tööd saad teha. Nii et niimoodi. Aga kuidas sa täna tunned, et kui hästi sa näiteks või enda kaasast või kui hästi sa tunned inimesi, et see kindlasti ju läbi teiste inimeste kuulamine ja õpetab endale samamoodi või kui professionaalne naiste tundja sa näiteks oled enda hinnangul? Jah. Nii-öelda hea uudis on see, et on ikka õppida veel. Igav ei ole. Igav ei ole. Et see on kindlasti päris palju annab juurde, aga koduses õhkkonnas sa ei ole nagu selles rollis. Ja teatud mõttes sul ei ole isegi kuidagi sa ei taha aga nii-öelda selles võtmes analüüsida kedagi, sest sa nagu oled nagu tööle ära analüüsinud kõik ja sa kodus tahaks lihtsalt puhata, mitte midagi nii-öelda selles võtmes teha. Aga mingis mõttes see annab muidugi palju juurde, et mis mulle tundub, et miks ma sellega raamatu ju tegin, on ju, et ma tõlgin meestele naiste keelt. Ma olen nagu naistega ikkagi väga palju ka töötanud ja ma saan aru, mulle tundub, et ma saan aru, mis nad ütlevad. Ja ma saan aru ka nendest meestest ja ma saan aru, et siin on kõigest vaja tõlki vahele. Et see kõik on ju täiesti nagu normaalne jutt, mis mõlemad räägivad, kõik tahavad samu asju, aga sa pead lihtsalt oskama tõlkida selles naistele siis meeste keelt ümber tõlkida ja meestele seda naiste keelt, on ju. Nii et see tegelikult nagu sellises enda koduses nii-öelda elus aitab täpselt samamoodi. Et sa saad aru, aga nüüd eraldi küsimus on see, et kõike, millest sa aru saad, kas sa tahad seda ka kõike teha, on ju. Et me jääme ju ikkagi erinevateks inimesteks, et ja need erinevad inimesed omavad erinevaid huvisid, siit tulevad niikuinii mingisugused konfliktid või kui me nimetame neid niimoodi näiteks või nii-öelda siis eri arvamused. Ja nagu, aga see võib-olla see, mis mind töö juurest ma võtan kaasa koju selle teadmise, et need asjad on lahendatavad, need ei tekita minus mingisugust nagu absoluutselt mitte mingisugust nagu paanikat, on ju. Et ma ei tea, kui ma ei tea, mul naine seal võib mõnes osas ehmuda, et mis asi see nüüd on, et see on võib-olla mingisugune konflikti koht, on ju.
siis noh, minu jaoks ei ole mingisugune konflikt, et noh, see on lihtsalt eriarvamus, see on täiesti normaalne, sa oled naine, ma olen mees, me tahame erinevaid asju mingites küsimustes ja lähme eluga edasi. jah, et sellega mul tuleb ka meelde, mida me sinuga kunagi rääkis, et kui mina tahan ühte asja ja kaaslane tahab teist asja, meil mõlemal on õigus, tegelikult minu soovil on täiesti Inimõigus, see on jah, nii-öelda õigus ja temal on täpselt, need õigused on vastu, nagu risti vastupidi. Et need on, ma arvan, ka hästi sellised peened kohad, kust tulla siis teadlikult läbi, et ei teki seda eraldumist, vaid kuidagi leitakse ikkagi see ühisosa, et alati vist ei ole päris nii, et täpselt sama asja tahetakse. ja noh, mis mina tahan kindlasti kõigile öelda, et see on normaalne, et tahetaksegi erinevaid asju. Me oleme ju eri soost, me oleme erinevatest peredest, me tahame erinevaid asju, võib-olla meil on vanuse mingisugune vahe, noh, ma ei tea, kaksikõde või kaksikvenda tahavad ka erinevaid asju. See on normaalne, et eks siis erinevate asjade tahtmine ei ole mingisugune probleem. See on, käib asja juurde. Jällegi me toome selle seksuaalsuse teema, et see ei saa meie seda nagu sellist nii-öelda seksuaalsest nii-öelda ära rikkuda. Jah, täna võib-olla, noh, nii-öelda me saame aru, et üks tahtis ühte, hirmsasti väga tahtis ühte ja teine tahtis no väga teist asja. Okei, noh siis noh, me oleme natukene ka stressis, on ju, noh, näiteks sul nagu, ma ise ütlen vahel kodus ka, et mul on, noh, et ma olengi mõne asja pärast näiteks, noh, et mõne sellise eri huvide lahknevuse tõttu, noh, olengi, ma ei tea, kurb või pahane või noh, mul on omad emotsioonid, on ju. Siis ma tahtsin sinna minna. Tema tahab teise kohta minna. Mis me nüüd siis teeme? Ma ei ole rõõmus selle pärast, et mul jäi minemata. Ja mul on inimõigus praegu kurvastada terve õhtu. Ma saan aru, kõik on tegelikult hästi, mul läheb see üle, aga inimesel on, et ma annaks üksteisele aega see oma emotsioon nagu läbi töötada. See on meiega inimõigus, see on meie emotsioon, seda ei saa mitte keegi tühistada, ma tean, et ma selle töötan läbi ja kui kõik teavad, et nad üksteisega suhtlemisel nagu austavad seda teise emotsiooni õigust ja seda, et me usume üksteisesse, et me töötame selle emotsiooni läbi, siis homme on jälle kõik hästi, on ju. Ja siis see taastub see kogu see seksuaalsus, kõik asi taastub jälle ära ja kõik on hästi, on ju. Aga kui me nagu surume selle alla, et ühele jääb see tunne, et näed, et ma ei saanud ennast ära väljendada, teine ei saa mind aru, noh, ja kuhu me siis, mis seksuaalsus... Seljakott ainult kasvab. Ja seljakott kasvab ja no me ei saagi midagi teha. See läheb kogu aeg harvemaks. Üks asi, mis ma tahtsin ka öelda, et ma ju näen klientide pealt ka, et osadel inimestel on see seljakotid on juba nii suured, et nad küll elavad koos, aga nende vahel pole aastaid intiimseid kontakte olnud. Aastaid. Jah, seal on erinevad lood, aga ja siis on ütleme, et teraapias hakkad nendega töötama, siis noh, tahad teada saada, et kas siin üldse, siin mehe ja naise vahel üldse midagi veel seda mingisugust, midagi veel on jäänud, mille peale üles ehitada. Selgub, et on küll. Aga kuna see seksuaalsuse, see energia on nagu nii peen energia, see on nii tundlik, siis sellised nii-öelda emotsionaalsed kõikumised, need nähtamatud seljakotid, nad nagu mõjutavad seda väga palju. Ja need inimesed, kes võivad üksteist armastada, nad võivad olla mitu aastat, nii et nad ei ole mingisugust intiimset kontakti nende vahel toimunud. See on hästi huvitav. Nagu hästi mul tekivad kohe need mõtted ka, et vaata seksuaalsus on ju ka ja seks ja selline intiimsus on ju hästi alasti, sa oled hästi alasti, alistuv ja kui, noh, naisena alistud rohkem võib-olla on ju, aga et kui sa oled juba haiget saanud või midagi, siis see võib olla tõesti üks asi, mis läheb lihtsalt lukku, kuna kui ei taha seda teha lihtsalt ära ja tahaksid seda ühendust luua, aga ees on juba nii palju tekkinud, siis see läheb ju ainult kaugemaks. Et selles mõttes väga ilus võib-olla, et mõni inimene paneb selle pausi, et nad ei tee siis seal mida iganes see akt siis endast kujutaks muidu. Ja noh, mis mina tahan ka kindlasti nagu nii-öelda välja öelda, et mehed on sama tundlikud osad. Tähendab, noh, see meeste maailmas on umbes selline arusaamine, et umbes, et meestele nagu nii-öelda kõik sobib, nemad on alati valmis, nemad alati tahavad ja nii edasi. Tuhkagi. Et tegelikult on need mehed täpselt samasugused tundlikud, nad samamoodi lähevad lukku, nad võib-olla nii-öelda, noh, neil on nagu seda raske tunnistada, siis nad võib-olla isegi seal natuke pingutavad ja nii edasi, aga tegelikult
see, mis nende hinges toimub, on see, et tegelikult nad on saanud haiget, on ju. Mees on täpselt samasugune inimene, saab haiget emotsionaalselt ja kuidas siis tema seda seksuaalsust mõjutab. Täpselt samamoodi mõjutab, on ju. Noh, ütleme, kui naine veel saab kaasa mängida, siis mehel on nagu topelt probleemid meestel, sest nemad ei saa nii-öelda kaasa mängida. Väga palju. Osad saavad, aga osad ei saa. Nad on enda vastu ja keha lihtsalt ei luba. Yeah. Hing on katki, keha ei luba, ongi kõik, on ju. Nii et need on päris tõsised probleemid, millest nagu mehed ei julge rääkida üldjuhul, lähevad isegi, ma ei tea, meeste arsti juurde, on ju. Mitte meeste arsti juurde sa ei pea minema, sa pead teraapiasse minema. Sellepärast sul on hing haige, teraapias õpid selleks, kuidas oma naisega rääkida, räägite need asjad ära, saate asjad uuesti nii-öelda käima. Et see on väga, väga tegelikult oluline teema ja meestel on seda vaja õppida. Et sa ei jää selle nii-öelda selle oma nende okastega, mis sul seal hinges on, et sa ei jää üksi. Mehed ju nagu ei räägi ka, sa ei lähe sauna lavale rääkima teistele meestele, et kuule, sul on hinges okas ja sa ei hakka rääkima, siis sa oled üksi selle asjaga. Jah, siin on jälle see natuke vahe meeste ja naiste vahel, miks naistel on ju, minul on väga lihtne, kutsun sõbrannad, lähme kohvikusse ja ma saan ära rääkida, mis minu sees toimub, aga mehed käivad kalal, aga et ei ole täiesti tavaline, ei ole vähemalt meie kultuuriruumis, et üks mees helistab teisele mehele, et kuule, lähme kohvikusse, ma tahaks rääkida, et pigem otsitakse võib-olla ümber nurga, et sa kalale ei tahaks kaasa tulla ja võib-olla siis, aga siis ka väga ei räägita, lihtsalt veedetakse aega koos. Ja. Et võt seal nagu oma raamatus mul on ka seal isegi üks selline pilt, et mehed nii-öelda taastavad ennast ja oma emotsionaalset tasakaalu läbi üksi olemise. See on nii-öelda liigile omane käitumine. Aga naised taastuvad läbi ühenduse. Ja siis sealt tekibki see, et mees pakub naisele parimat, mis tal selles situatsioonis on. Ta mõtleb, et kui temal on vaja üksi olla, siis ta jätaks selle naise ka. See on parim, mis ta oskab pakkuda. Ja naine tihti pakub mehele ka parimat, et kuule, me räägime, suhtleme, aga mees tahaks üksi olla. Aga see tõde on seal kuskil keskel võib-olla, et tuleb lasta loomulikult naisel olla ühenduses ja mehel olla omaette ja siis kuskil peaks olema see kokkupuutepunkt ka. Et see, mis me nüüd saime igalt poolt niimoodi sealt nendes oma meetoditega ennast ära taastada, nüüd selle energia pealt nagu räägime selle oma asjaga läbi lõpuks. Jah. Kuigi ma olen suga nõus, et meestel on see nii-öelda koopasse minemise hetk, aga ma olen ka päris palju saanud peegeldusi sõpradelt, kaaslased, et mõnikord meestele, kui nad räägivad ka kellegagi ja näevad mingit teist perspektiivi, võib-olla mõne teise mehe või ka mõne, ma ei tea, teise naisega, nad saavad oma, et vaata, kui seal ei ole see emotsionaalset pagasit, siis nii-öelda võõrana isegi, et miks ka juhtub tihti me esimeses osas seal Tiiduga ja Kerriga rääkisime ka, et mees läheb seal reede õhtul klubisse ja ossa, kuhu siukse ühendused tekivad, sest sul ei ole seda emotsionaalset pagasit ja hakkad kellegagi lihtsalt rääkima ja tekib suur ühenduse siuke illusioon, on ju. No ei, loomulikult see ongi nii, et see on meestel on nii-öelda kalduvus minna sinna oma koopasse, aga tegelikult see koobast on ka vaja, absoluutselt. Ja naisel on ka vahel koobast vaja, on ju. Aga see, et sa saad ennast kellegiga läbi rääkida, see on nagu see päris, nagu mul üks klient ütles, kuule, need on ju need tõelised nagu meeste jutud. Ta on harjunud hoopis mingite muude meeste juttudega, kes sai aru, et meeste jutud on hoopis seal nagu seal kabinetis, on ju. Et loomulikult see on nagu väga vabastav, kuna sa saad teistsugust mingisugust vaatenurka, sa saad mingisuguseid küsimusi, mida sa pole kunagi mõelnud. Jah, Margus Punab ka väga rõhub selle peale, et meestel ei peaks olema ainult naine kõikide nende, kuidas ma ütlen, emotsionaalsete kõigid asjade kandja, et kui naine lõpuks kõrvalt ära kaob, siis on mehel väga keeruline, sest ta on kogu oma selle, kuidas ma ütlen siis, usalduse, tähelepanu, energia sinna ühte kohta koondanud. Aga siis võib-olla, kui käiagi kord või paar kuus või pool aastas teraapias rääkimas, ma arvan, et see on väga, väga hea mõte. Ja ega naistel on ju samamoodi. Et kui me paneme nii-öelda kõik munad ühte korvi, see on üldse nagu eraldi teemaga siin psühholoogias, et kui sa nii-öelda sa paned kõikide oma emotsioonide eest teatud mõttes vastutus ühele inimesele, kes ta on sulle nagu kõige eest, on, siis ta tegelikult põleb läbi.
ta saab aru, et noh, et ta on nagu see ainukene see toetuspunkt ja see on väga suur vastutus. Ja noh, tal on ju oma elu ka, mille eest inimene peab vastutama ja siis, kui sa see partneri elu eest vastutad, siis see on ka väga selline nagu raske tegelikult. Ja seal vist tekib see kaassõltuvuslik suhe juba ka lõpuks, on ju, et ideaalis võiks olla nii, et igaüks vastutab ikkagi enda tunnete, emotsioonide eest ja siis palub lihtsalt tuge või avi, kui on vaja, et see on see, kuhu võiks jõuda, aga ma saan aru, et seal väga suur osa ei ole. Jah. Vot tulles veel nende noh, kui me räägime sellest seksuaalsusest ja nendest mingitest teistsugusest case'idest võib-olla, et väga oluline on see, et inimesed, kellel võib-olla mingil eluperioodil oli seksuaalsusega väga hea kontakt, on mingil teisel perioodil on neil see palju kehvem kontakt, on ju, sest ka eluperioodid on erinevad. Et üks on see, et kui sa oled täitsa noor, aga mingil hetkel, ma ei tea, tulevad seal lapsed, siis kuskil kellegil mingis situatsioonis jäävad vanemaks, kuskil kellegil tekivad kuskil, ma ei tea, töö juures mingisugused mured, et need eluperioode on erinevaid ja see seksuaalsus on ka, käib nagu lainetena. Ja see on jälle hästi oluline, mitte sellest nii-öelda ära ehmuda, on, et see ei tähenda, et mingi probleem on. See tähendab seda, et lihtsalt, et sul see põhielu energia läheb kuskile mujale. Et sa tegelikult oma seksuaalenergia panustad ja investeerid mingisse muusse valdkonda sellel eluperioodil. Ja see eluperiood saab jälle läbi, siis tuleb järgmine, siis see tuleb nii-öelda tagasi, et inimesed tihti nii-öelda ehmatavad ära. Või siis, mis on hästi oluline jälle, et nad ehmatavad ära seda, kui näiteks partneriga midagi toimub, aga selgub, et partneril on mingisugused elulised väga tõsised sündmused ja tema fookus läheb sinna. Mida ma jälle ka tihti näen, et näiteks, et siis partneri fookus läheb mujale, see seksuaalne fookus paraku ka on ju, energia mõttes. Ja siis see nüüd, kes siis üks see kodune partner jääb siis nagu justkui ilma. Ja ta hakkab veel rohkem seda tähelepanu enda peale tõmbama. Ja siis see inimene, kelle siis elus võib olla midagi seal nagu parasjagu toimub, siis ta on nagu üldse nagu kahe tule vahel. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et need erinevad, ütleme, et need lained, mis on näiteks mehel ja naisel ja nende erinevad eluetapid, et see kõik on normaalne. Et see käibki lainetena ja ehk siis tegelikult võiks öelda, et siis kui on see lainehari, siis on nagu eriti hea, seda tuleb nii-öelda täiega nautida, sest oleme realistid, et neid erinevaid laine momente on seda laine põhja ju tuleb ette, et olla ka siin nii-öelda mõistev. Ja jälle kommunikatsioon, et kui on ka väiksed lapsed, uute ettevõtete ülestöötamine, lihtsalt majanduskriis vist ka ju praegu siin käib ringi, et ma olen ka palju seda kõrvad kuulnud. Et kui see teadlikkus on seal, siis tegelikult ei ole, et ei hakka mõtlema nii, tal on võib-olla mingi hoopis huvi ära kadunud või mingi muu asi, et ära rääkida. Aga see eeldab muidugi mõlemad siis seda hästi ausat nagu vaatamist ja tunnistamist ja rääkimist. Absoluutselt, sest see on näiteks see koht, mille pealt tullakse ja jälle väga tihti tullakse selle koha pealt, et nii lapsed on väiksed ja siis mehed võtavad väga isiklikult seda, et naise seksuaalsus võib-olla ei ole nüüd oma tipus sellel hetkel, kui sul on mingisugune, ma ei tea, 1-aastane seal ja nii edasi ja naise fookus on selle lapse peal, siis sellesse vahemikku jääb hästi palju selliseid kõrvalsuhteid, lahkarvamusi ja nii edasi. Võtad jälle mehel natist kinni, küsid, mis värk on, miks sa niimoodi siis, mis siin toimub? Selgub, et ei ole seda, et ta ei armastaks oma naist. Endiselt armastab, aga tal on nii suur tähelepanu puudus ja tal puudub oma selles sisemises raamatupidamises see õige selline kontorida, kuhu seda sündmust panna, sest mehi ka mitte keegi pole õpetanud, mis teha, et sellised eluperioodid on, mis naisega sellel hetkel toimub ja nii edasi. Ja mehed tõlgendavad seda totaalselt valesti, sest nad võtavad seda isiklikult. Ja siis nad otsivad seda kuskilt nii-öelda hullemal juhul mujalt ja või paremal juhul lihtsalt nagu närtsivad ise ära, sest nad ei saa aru, mis on. Ja sama olukord on see, et ma ei tea, tõesti, nagu sa ise ütlesid, et mees ehitab näiteks mingit äri üles. Tal on unikaalne olukord, ajaaken on turul, tal on vaja praegu see nišš ära võtta, ta peab panustama sinna, selleks tegema mingisugune 2 aastat hommikust õhtuni tööd, selleks, et ülejäänud mingisugune 80 aastat elada hästi.
ja noh, võib olla küll, et ta paneb selle sama energia pealt, ehitab midagi üles. Noh, et ütleme, nii-öelda elu, pika elu perspektiivis me jääme nendes kohtades, oleme lõpuks võrdsed, on ju. Naine oli lastega, mees tegi seal tööd, on ju, aga noh, lõpuks kõik peavad üksteist nagu mõistma, et on erinevad perioodid, seksuaalsus on ka seal erinev, pärast need perioodid saavad läbi, et me usume seda, et üksteisesse usume nii palju, et see seksuaalsuse nagu see tipp tuleb jälle tagasi. On ju, sest noh, see on kõik need lapse tegemine, saamine, firma üles ehitamine, need on ju investeeringud. Investeerid ära, siis ühel hetkel ta hakkab nagu sulle tagasi tooma. On ju. Jah. Ma tooks veel ühe teema siia sisse, ma tahaks sinu perspektiivi kui mehele näha, et minule ütles justkui, et sa vist tunned võib-olla üks vanem härra, kes on selline ka võib-olla see 1% mees maailmas tantristliku taustaga, et ühel mehel jääb ühest elueast väheks, et ühte naist tundma õppida, et seal on nii palju võib-olla juba need hormonaalsed muutused, eks, et seal erinevad juba 28 päeva kuus ei ole naised ühtemoodi, et siin me oleme ka seda teemat sisse toonud, et see tsüklilisus, et mehed ka sellest ära ei ehmata, et ongi üks nädal, kus naine on iga hetk valmis ja tule siia ja kõik on hästi ja mingi nädal, kus on see, et kuule, ainult kallista, too šokolaadi, hoia eemal, on ju. Pluss siis veel vanuselised iseärasused, on ju. Ma mäletan, see meesterahvas nii toredalt ütles mulle, et on ise siuke, ongi 80 pluss, et üks päev silitad naist, töötab ühtemoodi, teine päev teistmoodi, läheb aasta mööda, on kõik veel teistmoodi, et kuidas sulle tundub? Jaa, ei, see nii ongi. Jälle, et kust kohast mehed peavad neid asju teadma? No kust kohast? Kas neil on mingisugune, lähevad poodi, ostavad raamatu? Ei ole. Kas koolis õpetatakse? Ei õpeta. Kas emad õpetavad poistele sellist asju? No ei õpeta. Kas isad õpetavad? No isad ju ka ei õpeta ometigi. Kes siis õpetavad? Sõbrad. No sõbrad on täpselt samasugused. Neil on ka infopuudus. Et see ongi tõsine probleem. Ja tegelikult siin ei ole ju väga palju infot vaja. See on sellise, ütleme, brošüüri, väikse õhukese brošüüri jagu infot. Et asjad käivad nii. Siis on nii ja siis meestele, mis muidugi on väga oluline ka aru saada, et see sama asi, et üks päev silitad siit, töötab, järgmine päev silitad sama koha pealt ei tööta, et kuna mehed tahavad siuksi mustvalgeid lahendusi, mis on raudbetoon, nüüd on kokku lepitud, nüüd nii on elu lõpuni. On. Ja mis on siin tulnud ka välja nendes töödes, et tihti on see, et meestel on nad nagu selle spontaansusega nad ei jõua kaasas käia. Okei. Siis tuleb lihtsalt selgitada, et spontaansus käib ka asja juurde, et sa pead ise ka olema spontaanne, et kui tuleb nii, siit silitad ei tööta, sealt töötab ja nüüd on nii, siis mängid kaasa. Et sa ei lähe mitte lukku selle pärast, issand jumal, et öeldi nii nagu õpikutarkus, et sa pead täpselt nii tegema ja kui õpikus ei ole, siis nüüd on juhe koos. On ju. Aga et sa siis mängid kaasa, aga siis selleks oled jälle sellel seksuaalsel nii-öelda lainel. On ju. Et sa ei ole mitte seal pinges, aga sa oled lõdvestunud ja mängid kaasa seda mängu. Ja siin on ka jälle see kommunikatsioon, et siin ma kutsun ka üles nii mehi kui naisi mõlemaid sellest julgemat rääkima. Ja. Et ma tean enda omast käest, et 20. keskpaigal ma kindlasti ei jaganud väga, mida ma soovin või taha ja siis seal on natuke sellist etlemist ja mängimist on ju, ja ma saan aru, et tegelikult me oleme ise teinud ka võib-olla naistena, mingi osa on naised, mingi ei ole, et kui sa seal midagi ei ütle, no kus see mees peab teadma? No muidugi paljud naised isegi ei tea seda ja ega endalgi täna ikka siiamaani avast, issand huvitavad, nagu nurgad tulevad, aga et kui seda nüüd rääkida välja ja kui on vastas ka pool, kes selle vastu võtab, mitte ei mõtle, et issand, kui ma ei viitsi, ma rohkem ei jõua, et kui palju seal kogu aeg tuleb mingit infot peale. Sest et mina tahan öelda seda kindlasti, et me ei julgeks rääkida ainult nagu nendest asjadest, mis meil on ühtemoodi, aga me täiesti vabalt, et see meie suhtlemiskultuuri osa oleks see, et me täiesti vabalt räägime oma erinevustest. Sa oled mees, ma olen naine, meil on asjad on erinevad, palju asju on ühesuguseid ja palju asju on erinevaid. Et see oleks nii-öelda sealt Kalevi alt nagu välja toodud, et see on normaalne rääkida, see ei ehmata mitte kedagi. Okei, me oleme ju sõbrad, me üksteist meid armastame, siis me nende erinevustega saame ju ka hakkama. Just, ja pluss see avastamise rõõm minu arust, et kui
eelmises osas Agnesega rääkisime ka, et kui tegelikult on see ju lõputu avastamise oas, et kui me rääkisime seal natuke nendest erotic blueprintidest, et kus on erinevad tüübid meil on juba. Ja mõtle, kui võimas see on, kui sa kogu aeg saad midagi uut avastada, et siis ei tekigi vajadust üldse vaadata ju veel, ma ei tea, veel mingeid erinevaid partnereid, seda ühe inimesega. Sa saad ju nii palju avastada seda sügavust ja maailma. Ja noh, siin muidugi jällegi selgub, et neid inimtüüpe on erinevaid, et osad kalduvad sellise monogaamse poole, suhtlemise poole ja noh, ja osadel see nii väga oluline ei ole. Et see on ka väga oluline moment ja omavahel ka see nii-öelda läbi rääkida. Ja osad on sellised, et noh, kui on vaja, siis nad võivad olla monogaamsed, kas või elu lõpuni, ja kui on vaja, nad võivad olla polygaamsed, et see on ka selline mis tekitab paarides vahel selliseid arusaamatusi ja võivad tekitada väga suuri traumasid. Kui tegelikult üks on, tema on väga monogaamne ja teine selgub, et ei ole. Jällegi, osad käivad swingerite klubides ja nii edasi ja hoopis teistsugune elu ja nemad ei saa traumasid sellest. Ja keegi saab tohutu psühhotrauma elu lõpuni, et näe nüüd, ma ei tea, partner seal kuskil kedagi isegi kuskil võib-olla ei käinud, aga lihtsalt isegi vaatas. On ju. Et see inimeste erinevus on kindlasti üks selline nagu läbirääkimiste teema samamoodi, et need meie erinevused. Ja kas siis konkreetne paar näiteks, et kas ta võtab kätte ja räägib kõik need seksuaalsust ja seksi puudutavad asjad ka ära. Osad räägivad sellest täiesti vabalt ja teiste jaoks on see nagu väga keeruline teema. Jah, et siin mul on ka tekkinud üks küsimus, millele ma ei ole veel lõplikku vastust välja mõelnud, aga natuke on jäänud selline mulje, et naised on rohkem nagu monogaamsemad ja on et pere hoidmine ja laste kasvatamine, aga samas on nii palju väiteid, mis räägib selle vastu, et see tegelikult et mulle tundub, et see on ikkagi täiesti pooleks, et see võiks ka olla rohkem normaliseeritud ja toodud ka neid näiteid, kas või ma ei tea, loomariikides, kus tegelikult hoopis naised valivad ju kõige paremat isast oma järeltulijatele ja sa ei saa ainult jääda ühe isase peale nii-öelda lootma, on ju, et see on ka üks koht, kus ma olen märganud siin võib-olla ühiskonnas ka, et naised tunnevad rohkem häbi, kui nendes on tegelikult see soov ja et noh, kuidas ma ütlen, et kui kas või seal mingi sarvede jooksmise periood on olnud, on ju, et kui vanades indiaani kultuurides oli see täiesti mõistetav, et mehed ja naised või tüdrukud ja poisid ühtemoodi. Nüüd on niimoodi, et tüdrukutele pannakse pigem nagu mingisugune hinnangulipik külge on ju, või hinnang tähendab on ju, ja poistel kõva poiss vaata, et käis. No jällegi, vaata, küll see maailm avaneb praegu rohkem ja nii edasi. Noh, ja siis sa vaatad, et okei, see on üks on selline lääne ühiskond, on ju, siis on igasugused, lääne ühiskond ei ole kaugeltki ja rahvaarvult nii-öelda kõige suurem maailmas siin, et on olemas teisi siin ühiskondi, on ju, kus on hoopis teised nagu karmid reeglid, kus naine ei tohi üksi üldse tänavalegi minna, on ju, seal elab palju, nendes riikides elab palju rohkem inimesi kokkuvõtlikult, et siis võta nüüd kinni, kes ja kuidas, on ju. Aga jällegi, et hästi oluline on see, et need inimesed saavad oma vahel neid asjad läbi rääkida. Ja kui inimesed satuvad, neil on nagu nii-öelda ühine maitse selles küsimuses, siis tehku nad mis iganes, on ju. Et tähtis on see, et nii-öelda, kui keegi tunneb, et see tema lähenemine tema partnerile ei sobiks võib-olla, on ju, no siis see on jällegi selle jalajälje küsimus, on ju. No siis räägi talle, et ära hoia seda viimse hetkeni, et sa elad 5 aastat koos ja siis sa lähed kuskile kõrvale ja siis sinu partner saab nagu psühhotrauma ja ta elu lõpuni ei leia enam mitte kedagi ja otsustab, et ta ei lähe, ei abiellu ja nii edasi. Et rääkige siis need asjad nagu kohe läbi. Jah. Kuigi seal võib aga olla, et inimene äkki isegi ei tea enne, aga et kui see tuleb välja, et see võib ju ka olla, et on mingisugune kuvand, et vanemad on nii teinud ja kõik, ja siis hakkad järsku avastama, et tegelikult mida mina päriselt tahan, et see ei pruugi seal 20-ndates veel päris selge olla. Ei, absoluutselt. Ja mis on jällegi huvitav, et erinevate partneritega avalduvad nii-öelda inimestes erinevad osad.
üks ja sama inimene võib, tal ühe partneriga see seksuaalsus ei avane ja siis see mõtleb, et näed, et kuule, tal kuidagi kinnise seksuaalsusega inimene. Ja siis mingi teise partneriga avaneb, on ju. No vot jällegi, siis nii on, siis võiks ju küsida, on ju, et sellele, kellele siis selle esimesega partneriga võib-olla ei avanenud, on ju, et miks ta ei avane, on ju. See tähendab seda, et võib-olla see partner siis tekitab temas mingisuguseid mingeid pingeid näiteks, toob välja mingisuguseid hirme ja keegi võtab selle hirmu lihtsalt niimoodi maha, et läheb sellest mööda ja siis inimene saab võimaluse ennast avada, et tal on seal julge avada. Ja jällegi sellest seksuaalsusest, et mõnele selline väike risk ja väike selline hasart ja väike selgusetus erutab ja teist vastupidi paneb lukku. Et kõik peab olema megaturvaline, siis see tema seksuaalsus saab avaneda. Jah. Siin on ka põnevaid erinevaid neid nagu human design, erinevad need teooriad või sellised koolkonnad ka, mis seda tegelikult päris ägedalt välja toovad, et mismoodi seal, kui mina ja sina oleme siin ruumis, siis tekib see tegelikult nii-öelda kolmas energia, mida me siis mõlemad tajume erinevalt, on ju, ja siis mina ei ole kunagi selline kellegi teise seltskonnas kui sinuga ja vastupidi, on ju, et see on nii äge, see inimeseks olemine on jätkuvalt jumala äge asi. Ja. Et siin seda avastamist on hästi palju ja just võtta neid kombinatsioone, et võt kellega me midagi enda sees avame. Sul võib kellegiga see seksuaalsus avaneda, aga mingid muud asjad lähevad tagasi. Ja siis vastupidi. Et mingitest, sa saad võib-olla kellegiga, sa ei saa mingit normaalset sellist võib-olla tarka juttu rääkida, aga seksuaalsus läheb sul seal tööle, on ju. Ja mis sa siis teed? Avastame lihtsalt maailma. Aitäh, et sa tulid, meil saab nüüd kahjuks aeg otsa ja sinuga on väga-väga tore vestelda. Sulle ka aitäh. Ja edu su raamatule. Lugege, mehed, palun. Ja, kindlasti. Ja, aitäh sulle.